Hei, olen Uku Urmas, olen Musical kinnisvarast ja täna ma teen tõesti ühe väga laheda väikse videotuuri just sulle Pärnu maantee 102 asuvas väga teistmoodi kahetoalises üürikorteris, mis võiks vabalt sobida ka näiteks kontoriks, sest see kahetoaline korter on 76 ruutmeetrit suur, mis on nagu üüratu suurus kahetoalise korteri kohta. Lisaks siin on 3-meetrised laed, siin on väga-väga paksud majad, tegemist on ajaloolise majaga. Ja kõik see nagu eripära siin on just see, mis võiks just sobida sinule koduks. Kuid nüüd teeme väikse video kaamera ümber. Nii. Saime siin parema pildi ette, et alustangi videotuuri just praegu siin elutoas ja vaadake, siin on kamin ka sees ja kõik need mõnusad sellised õõnsused, või taskud nii-öelda, kuhu panna raamatut sisse, kuhu peita näiteks telekat või mingeid muid asju. Kuid see korter on tõesti eriline, see on hästi-hästi kõrged laed ja siin on ruumi väga palju. Põrandal on naturaalne puitparkett, mis on siis meil tegelikult üsna värskelt pandud. Jah, kui teeme tiiru peale, sest see korteri eripära tõesti on midagi teistsugust. Panipaikasid on siin hästi-hästi palju. Nii, ma alustan siit siis. Kõigepealt siin ees on esik. Esikus on kohe siuke väikene peegnurgakene. Siis on siin väiksed taskud, kuhu riiub asju ära panna on ju. Jaladselt nagu ikka. Siis kohe siin ees nurgas on siukene sügav garderoob, kuhu asjad ära peita. Ja väga mõnusad liuguksed on siin. Siis siin on köök, kus loomulikult ei puudu ka nõudepesumasin ja köögi seinast siis nagu teisel pool ja nii-öelda nii üleval kui all on siis mõnusalt suured sellised kapid push-süsteemiga, ehk siin on kõvasti ruumi. Kui asju panna, need on meeletult sügavad, et väga-väga hästi on läbimõeldud see lahendus siin. Siis teiseks selles korteris on täiesti automaatne gaasiküttel siis põhinev küttesüsteem. See on eraldi kapi sisse ära peetud, kuid siin veel lisaks on veel hästi suured ja mahukad kapid, kui asju ära panna. Mulle väga meeldib see läbimõeldus, mis siin just on. Siin on söögilaud ja see asub siis Magdalena haigla kõrval, siin lähedal on siis viadukt, kuid selle nagu viadukti müra siia ei tule, sest aknad on meil siin 3-kordsed ja seinad, väitan korraks veel uuesti ühe korra, vaadake kui paks sein on, see on meetrine. Kuid jah, just see avarus, mis siin elutoas on nagu väga-väga kihvt ja praegu see diivan on meelega pandud nagu keset tuba rohkem, sellepärast et tegelikult nüüd selle koha peal siin on nii suur ala, et siin võiks vabalt olla mingi kontorilaud või töötuba või hästi populaarne praegu on ju kodudes õppimine või töötamine. Pigem siis töötamine ikka. Kuid nüüd me liigume edasi teise tuppa, siin on magamistuba. Magamistoas voodit pole, et üürnik peab siis oma voodi ise tooma. Et kui soovite ikkagi, et ostetakse voodi sisse, siis on eraldi kokkuleppe alusel. Siin on siis samamoodi hästi ilus selline lampikene. Ja vaadake, mis siin peidus on, mis mulle endale väga meeldib. Siin on 3 must. Kõigepealt üks uks läheb seal nagu eraldab nagu magamistoa nüüd ära. Ja siin sees on hästi mahukas, suur, hästi kõrge garderoobikapp. Stangesid on siin palju ja loomulikult ka riiuliku asju ära panna. Ja teiseks on siis see, et nii vaatame, ma õigesti teen. Siin on siis 3 must, et saab panna garderoobi kinni ja saab siis ka nii-öelda uksega veel eraldada. Väga geniaalne lahendus, tõesti geniaalne lahendus. Nüüd siin väikses vahekoridoris on veel lisaks üks garderoob, mis ma teile ütlesin, panipaikasid on siin hästi-hästi palju. Ja siin on peidus ka sundventilatsioon, tähendab seda, et sa saad ise reguleerida, et milline on siis ventilatsiooni võimsus. Et nagu mainisin, siin panipaikade lahendusi on väga-väga hästi läbi mõeldud. Ja nüüd viimaks loomulikult on meil siis ilus selline vannituba, kus on elektriline põrandaküte, mõnus suur avar dušš. Siin on siis peidus meil ka pesumasin
ja loomulikult on siin ka selline kihvt, selline jällegi niisugune süvend, kus on mõnus kraanikauss ja palju nagu hubasust. hästi hea on muidugi see, nagu see tunne või see kodutunne üldse siin korteris on väga kihvt, sest et õhku kui sellist on siin hästi-hästi palju. No nii, tegime selle videotuuri peale ära, aga see on tõesti, see on midagi täiesti teistsugust, et tavaliselt kahetoalised korterid on niisugused 40 ruudused või 50 ruudused, aga see on koguni 76 ruutmeetrit. Kommunaalid on sellised mõistlikud, noh, et kui sul on oma gaasikatel, siis sa ju ise reguleerid seda, kui suur on su võimsus siin, ütleme, vabandust, mitte võimsus, kui suur on su küttekulud ja nii edasi. Maja enda küttekulud on mõistlikud, kuid loomulikult tegemist on ajaloolise majaga. Siin on pool Eesti ärimaja ja ainult 10 korterit on see majas üldse. Kuid jah, see ajalugu, mis siin taga on, kõrged laed, seda õhku, kõik see on see, mis teeb selle korteri eriliseks. Kui see korter võiks sulle olla, võtke julgesti ühendust ja või siis kohtume juba uues videos. Ole tubli. Tšau!